Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Mootorid mürisevad täna Pärnumaal Potsepa karjääris, kus sõidetakse Eesti kestvusmotokrossi meistrivõistluste etapp. Meie läheme aga praegu alla stardipaika ja vaatame, kuidas see sõit peale algas. Pärnu motoklubi poolt ettevalmistatud Potsepa karjääri rada on varakevadel ülimalt tänulik võistluspaik ja sõitjatele väga atraktiivne. Küllap see ongi peapõhjus, miks osavõtjate koosseis on sellel etapil alati väga esinduslik. Küllap oleks kaasa teinud ka Enduro S Aigar Leok, kuid põhitöö nõudis siiski osavõttu Itaalia meistrivõistluste etapilt. Juttu ajasime Tallinna lennuväljal pärast maailma meistrivõistluste 2 esimest etappi, mis toimusid Tšiilis ja Argentiinas. Vastuvõtjad hulgas oli tähelepanu keskmes väike Lukas, kes kannatamatult isa ootas. Kuidas kodust kaugel 2 esimese MM-etapiga rahule jäid? Tšiilis esimene päev oli väga hea, teine päev oli usser, et ma arvan, et see Tšiili teine päev, see halb tulemus võib-olla tuli isegi kasuks mulle, et sain natuke motivatsiooni juurde endale ja siis Argentiinas midagi, et tegin nii seda, mida ma oskan ja koos ma suudan, et tuli mis tuli, et teine päev tõesti natuke küll õnnega, aga võit on võit ja võtan selle võidu endale. Esimeste vahed on ikka ülimalt väikesed, seega konkurents tihe. Kui sa natukene teed mõne vea, et seda aega on nii raske tagasi saada, et aga mis see tase on küllaltki suureks või kõvaks läinud, et kõik on ühtlased ja üks väike viga siis on läinud, aga tuleb olla stabiilne, ma arvan, et seesama, mis tõi võidu mulle Argentiinas, et ma olin teisel päeval Argentiinas terve päev teine ja tuli ära. Millele sa ise kõige rohkem rõhku panid? Iga inimesele meeldivad omad asjad ja ma arvan, et sa pead igas konditsioonis hea ja valmis olema igaks olukorraks, et see enduro on juba selline ala, et sa iiale tea ette, mis sind ees ootab. Kuidas eelnev ettevalmistus kulges, kas olid raskeks katsumuseks valmis? Kõik läks hästi kuni 2 nädalat enne või 3 nädalat enne hooaja algust, kui ma sain seljale haiget ja jäin päris kõvasti haigeks, et siis tõesti Tšiilis andis tunde see, aga ei ole hullu, et nüüd me saime õnneks ka vea teada, miks Tšiilis mul head tunnet ei olnud, et eks ma olin ise testimisel natuke mööda pannud ja nüüd Euroopas teeme selle vea korda ja ma arvan, et siis on tunne parem. Kas need mehed said ka selgeks, kes hooaja lõpuks tipus on? Ma arvan, et nüüd on teada enam, kes on mängus ja keda peab vaatama ja kellega peab võitlema, aga hooaeg on pikk ja kõike võib juhtuda, et lihtsalt sa jätkata samas vaimus. Aitäh, Aigar, sa oled esimene eestlane, kes Enduro MM-etapi võitis, tegid ajalugu. No, aitäh. Itaalia meistrivõistluse etapilt tõi Aigar Leok kaasa käevigastuse, mis õnneks ei olnud tõsine ja lähiplaane oluliselt ei sega. Küll aga oli Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste avaetapil kohal tema noorem vend Martin Leok, kes on samuti põhikohaga Endurole siirdunud. Soolotsiklite stardirivi oli päris pikk ja see tegi korraldajale ainult rõõmu. No hetkel ei ole ühtegi põhjust mitte rahul olemiseks, selles suhtes kõik on väga hästi, ilm on korras, võistlejad on rajal, kõik on väga ilus, olen väga rahul hetkel. Ega siin märg praegu liiga kuskil rajal ei tee? Ei, õnneks meil oli niimoodi, et taevataat andis meile reedel korraliku vihma, kastis raja ära. Täna on meie õnneks kuskil tolmu ei ole, suuremad loigud saime niinimetatud elimineeritud, et kõikidest märgedest kohtadest möödasõidu võimalused olemas. Ise oled rumal, kui läbi sõidad, et mitte midagi hullu. Rõõmu teeb kindlasti see, et osavõtjate arv on päris korralik. Jah, iga kord või ütleme niimoodi, et alati võiks rohkem olla, aga oleme rahul. Võidusõidu kestvuseks oli 2 tundi, lisaks eestlastele olid kohal ka lähinaabrid ja toredas kevadilmas oli ligi 100 mehe ponnistusi jälgimas hulganisti pealtvaatajaid. Stardikiirendus vajas väga head tsikli valitsemist, oli ju tegemist omaette mäkke tõusuga. Need, kes alguses aega kaotasid, pidi 5 kilomeetri pikkusel ringil kõvasti vaeva nägema, et oma positsiooni parandada. Kui spetsialistide poolt prognoositi Martin Leoki nii-öelda soolosõitu,
oli ju Sõmerpalu motoklubi lootus pikalt Euroopas harjutanud, siis nooruke Rain Koch näitas, et on talvega oma arengus suure sammu edasi astunud. Martin Leok pääses küll ette, kuid peagi olid liidrijuhad hoopis Rain Kochi käes. No, start läks väga super hästi mul ja siis vaatasin, et Martin algus eksis seal, vist polnud rada näinud enne või mida iganes. Ja sain mööda tast. Siis vaikselt ees ootasin, sõitsin tal, ta sõitsin mul sabas. Head tempod hoidsid ka Kristjan Rätsep, Toomas Triisa, Ranna Ruusna, samuti stardis veidi aega kaotunud Timo Mõts. Kõik E1 ja E2 klassi sõitjad. E3 klassi liider oli soomlane Mikko Stenval, keda hoidis kontrolli all pärast aastast pausi taas rajale naasnud Urmas Põldmaa. Otse loomulikult ei kavatsenud Martin Leok midagi kerget loovutada. Start läks üllatavalt hästi, et sain just hästi sikli käima ja võtsin stardi ära ja alguses enam-vähem oli see asina, aga Kohsin pakkus päris kõvat konkurentsi. Rain Koch oli aga sitke ja vastupidav. Nii jätkus kahe mehe duell võidusõidul lõpuni. Määravaks said lõpuks boksipeatused. Martini tsikli suurem kütusepaak vajas vaid ühte tankimist, samal ajal kui Raini spetsiaalkrossi tsikkel nõudis 2 boksipeatust. Ma vaatasin kohe, et Kohil on väike paak peal, et mul on natuke suurem paak, et mina pean 1 tankimise tegema, tema peab 3 tankimist tegema. Et siis arvestasingi sellega, et jääb natuke maha. Nagu teemad, et talle kulub rohkem aega boksipeatustele, et saa natuke rahulikult. Vaatamata sellele, et sõideti erinevates klastes, käis võitlus absoluutesikoha pärast sõidu lõpuni välja. 2 kiiremat läbisid lõpuks 22 ringi ja finišis oli Martin Leoki edu vaid 13 sekundit. Ühtlasi oli ta ka E2 klassi võitja. Ma ei usanud, et Koch nii kiiresti sõidab, aga näed, ikka oli tükk tegemist, et viimased pool tundi oli ikka tükk tegemist, et ta järgi saaks. Rain Koch oli oma sõiduga samuti rahul. Ühtlasi oli ta E1 klassi parim. Ta sõitis mul sabas kogu aeg ja lõpuks, kui ma käisin boksi, hakkasin tankimist, ta sõitis mööda jälle ja siis jälle ootasin niimoodi, sõitsin mõidu kogu aeg. Käed võttis lõpuks läbi, kui 2 tundi oli juba täis peaga, aga muidu kehalist on kõik väga hulluks. Ütleme ikka lõpus ikka võttis, ütleme, keti ikka päris maha, aga muidugi tegime vea ka, et ei pannud, et joogikotti pannud selga, et vahepeal oleks saanud ütleme, suu märjakski teha, et see oleks nagu päris palju aidanud, et 2 tundi ütleme, joomata, et see on nagu karm väike. E1 klassis sai teise koha Kristjan Rätsep, 3. oli Ranna Ruusna, E2 klassis olid poodiumil veel Toomas Triisa ja Timo Mõts. E3 klassis läks võit lõpuks ikkagi Soome, sest Urmas Põldmaal tuli koguni 2 korral purunenud rehve vahetada ja nii pääses mööda veel ka Janar Eerik, Põldmaale seega 3. koht. Enduro klassis oli avaetappi võitja Tõnu Kallast, teine Priit Piine, 3. soomlane Markus Mikkelson, seenioride parim oli Reijo Engman, Egon Üprausi ja Pärnu motoklubi sõitja Toivo Nõgelies, veteranide parim Jaanus Nuut, harrastajate klassis vastavalt Avo Ärm ja Egert Säärits. Noortest võitis Pärnu motoklubi värvides sõitev Roni Radinen. Lõpuks küsisime, millised on 2 kiirema mehe selle hooaja plaanid. Keskusklassis tegelikult langevalt ära mult, et ma tulingi nagu rohkem treeni mõttes tegema asju, et järgmine nädal on Vilaski, aga mul endal on Euroopa meistrivõistlused Itaalias samal ajal. Et mul jääb üks etapp juba vahele ja siis kui mul Euroopa omadel hästi läheb, et siis ma usun, et ma sõidan ikka kõik kaasa, et viimane etapp on Portugalis ja kattub ka ühe keskuskrossiga. Ja ütleme ikka Baltikumis kõik, mis endurod on, et sõidan ka kaasa ikka Eestis ja Lätis ja Leedus. Ja siis nii palju kestvused kui võimalik, sõidan ka neid kaasa ka. Peamine eesmärk on ikka motokrossi hästi esineda, et siin kestvuskrossi vahepeal kui aega on ja tunnelõuks, siis miks mitte kaasa sõita. Seejärel tulid rajale 4-rattalised quadid ja ATV-d. Noorte 200 kuubikülistel ei olnud õiget vastast Pärnu motoklubi poisile Kevin Saarele. Brandon Mogatšovi järel pääses Pärnu motoklubist poodiumile veel ka Sander Lakisa, temale 3. koht. 100 kuubiküliste võitja oli Patrik Kurvits ja kõige noorematest Kristen Kuti. Meeste sõidu kestvuseks oli juba 1,5 tundi ja Pärnu motoklubil suured lootused. Noor Sten Jupaševski oli talvel kõvasti karastunud. Quadidel on üks 4 meest on teistest päris palju üle ja sina kuulud nende hulka, et mis see saladus on?
Pole näinud mingit saladust, kõik tuleb omast tahtejõust ja trennidest. Te olete päris palju treeningkilomeetrit neelanud. No käisime 4 poisiga, käisime Itaalias treeninglaagrites, päris hea oli. Seal sai päris hea hoo ülesse. Ma vaatan siin, et olete Kaspar Kanguriga nagu esimese rea sisse võtnud, et tänaseks sõiduks tõsine plaan. On ka veisi 3 sisse. Kuidas see Potsepa karjääri rada klapib sulle? Lemmikumaid kestvuskrossi radasid on. Nii et kas sina või Kaspar 11 peab täna võitma või? Jah. Vaadreisjate maratonis olid esikoha pretendendid veel ka Kaspar Kangur ja kindlasti ülikogenud Martin Toomis. ATV-del oli Pärnu motoklubil omad panused, nimelt Jaan Margus, kes startis 700 kuubikuliste klassis. Quadreiserite sõidu võitiski lõpuks Sten Jupasevski, kes edestas Kaspar Kangurit 36 sekundiga, 3. oli vanameister Martin Toomis. ATV-de suuremas klassis sai võidu Alo Linkholm, 2. oli Elmo Erich ja 3. Raimond Rauba. Väiksemas klassis tõigi Pärnule võidu Jaan Margus, 2. oli Kalev Kõivsaar ja 3. Lennart Kiivik. Rahvasportklassi 3 edukamat Rene Tarend, Armin Pokk ja Rainer Palu. Kuidas kihutati teisel etapil Valgamaal Vilaskirajal, sellest juba meie järgmises saates. Eesti Autospordiliidu ja Eesti Kaardiliidu ühisüritusel Talendid rajale 2013 esimene osavõistlus toimus Triobeti kaardikeskuses Laagris. Kokku registreerus võistlustele 48 sõitjat, kellest rajale võistlema asus 44 noort võidusõidu hakatist. Värskelt ellu kutsutud võidusõidu avas Eesti Kaardiliidu president Toivo Asmer. Noored võidusõitjad kuulasid päris tõsiselt kõiki teie häid nõuandeid. Tähendab, et nad võtavad asja ikka väga tõsiselt. Kindlasti nad võtavad, sellepärast, et enamus, kes siia täna sõitma tulevad, nendel on ju see võistlus, esimene tõeline võistlus ja nii nagu ma ütlesin, et tänasest päevast olete te võidusõitjad. Ja see hinnustab ja eks nad siin kuulasid, eks paljud kuulavad suure ärevusega, näiteks ka Triobeti esindaja juttu, et kuidas tohib käituda ja kuidas ei tohi, et eks ta natuke nii ilmutav on ka, aga samas põnev. Julgustavate sõnad järel asusid esimesed noored siis kartidesse. Võistluse formaadi järgi peeti esmalt soojendussõidud, nende põhjal selgusid omakorda kiirusklassid, kes tegid siis läbi karastuse kvalifikatsioonisõitudes. Ajasõidu 6 kiiremat said automaatselt A-finaali, 7-15 koht sõitsid omavahel B-finaali, mille esikolmik liitus siis A-finaaliga. Punkte said lõpuks 15 kiiremat. Lisaks teenis 2 punkti veel terve võistluspäeva kiirema ringi omanik. Avavõistluse paremik selgus siis 2 otsustava stardiga, tasavägise finaalsõidu ja esimese Talendid rajale 2013 etappi võitis värskelt 13-aastaseks saanud Mauris Põldmaa. Teise koha sai Andreas Lootus, tema on vaid 10-aastane ja 3. oli 12-aastane Ants-Markus Karu. Esikolmikut eraldas finišijoonel vaid 3 sekundit. Mauris Põldmaa nimele läks ka terve võistluspäeva absoluutselt parim ringi aeg. Panime kirja ja tulime kohale. Ja siis tuli võit. Ma olen 13, käin Naruküla põhikoolis ja 6. klassis. Ehkki sõitjad olid vanused toored, näitasid võidusõidud kaardikoolis tehtavalt suurepärast tööd. Mida arvas Eesti Autoliidu peasekretär Martin Harak? Trennide võiks oma töö ja need poisid ju käivad siin karditrennis igapäevaselt, et olgugi, et me võistluse formaat ei luba päris kardisõitjaid, ütleme lasterajale, et sõitjalitsentsi omavad sõitjad rajale ei saa, aga kardikoolide ja niisugust isikliku personaaltreeningute vastu ei ole meil absoluutselt midagi, et pigem just soosime siin. Usume, et nüüd selle 6 etapiga, mis tuleb ja milleks läheb 4 arvesse, sõelutakse need välja, kes järgmisel hooajal võivad juba suuri tegusid teha roolis. Absoluutselt, ega me ju kunagi ei või teada, kus metsas kasvab järgmine Suumacher või järgmine Senna, eks ju, et me peame tegema selliseid üritusi, peame inimesi rohkem suutma kaasata ja pannes auhinnaks päris võistluskardi, võib-olla tekibki midagi suurt. Vähemalt saavad kõik endale toreda elamusele võistlusele. Eesti autosport vajaks sellist ergutust just, et tuua juurde neid inimesi, neid lapsi, kellel ei ole, ütleme, sellist perekonda, kus ollakse võidu sõitnud, et just oleks alguse esimeste sammude tegemine hästi lihtne, hästi soodne, hästi käepärane kõigile. Kõigile järgnevatele etappidele on võimalik veel ka registreeruda veebilehel
kuidas arenesid sündmused teisele etapile, mis sõideti FK kaardikeskuses Õismäel, sellest meie järgmises saates. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.